Tere! Minu nimi on Dr. Brett Kaldvee ja tere tulemast minu kanalile. Tänases videos me räägime veidikene täpsemalt psoriaasist. Mis nahahaigus psoriaas on, mida patsient ise saab selle raviks kodustes tingimustes teha ning juhul, kui kodused vahendid ei aita, kuidas siis edasi ja mis on tänapäevased ravivõimalused. Kui see teema sind kõnetab, siis jätka juba selle video vaatamist. Psoriaas on krooniline nahahaigus, mille all kannatab väga palju inimesi. Õnneks enamikel juhtudel on tegemist pigem sellise kergema ja mõõduka haigusega, millega me saame lokaalse raviga hakkama. Kuid teatud juhtudel võib olla psoriaas väga laialdane. Õnneks tänapäevaste ravimeetoditega me suudame tegelikult oma patsiente väga palju aidata ning isegi patsiendid, kes on praktiliselt pealaest jalatallani psoriaatiliste lööbelementidega kaetud, ka nendel me ikkagi sagedasti saame need nahad, küüned, aga ka liigesed päris korda. Tõesti, välja ravida me seda haigust ei saa, kuid me saame need nahasümptomid ja süsteemsed sümptomid enamikel juhtudel niivõrd hästi kontrolli alla, et võõras inimene tegelikult ei tea, et patsient sellise kroonilise nahahaiguse all kannatab. Psoriaasi kliiniline pilt on suhteliselt iseloomulik, nii et paljudel juhtudel meil ei ole vaja teha lõpliku diagnoosi saamiseks mingisuguseid suuri lisaanalüüse. Klassikaliselt on tegemist siis teravalt piirdunud, punetavate, ketendavate ja nahast veidikene kõrgemate naastudega. Nad armastavad küünarnuki piirkonda, põlvi ning skalpi, juustega kaetud peanahka ja eriti siis just sellist juuksepiiri. Tavaliselt ei ole see psoriaatiline naast peas siis selline lihtsalt kõõm, vaid ikkagi ta on teravalt piirdunud, ketendav ja nahast veidikene kõrgem lööbelement. Psoriaasil võib ka olla teisi väljendusmeetodeid, on olemas ka küüntepsoriaas. On leitud, et 5% psoriaatikutest on ainult küünesümptomid. See muidugi ei tähenda seda, et iga küüne muutus on alati psoriaas. Selle diagnoosi paneb kindlasti alati teile nahaarst. Ja naha peal siis tõesti võib psoriaas olla ka sellise tilkpsoriaasina, kus on siis väikesed süksed nööpnõelalaadsed nagu pisikesed psoriaatilised tilgad. Rohkem me näeme seda, ütleme, lastel, teismelistel. Võib olla ka voltide psoriaas, kus siis psoriaatilised naastud on eelkõige siis kaelapiirkonnas, rindede all või kubeme piirkonnas. Minu jaoks on alati hästi oluline see, et rääkida patsientidele, mida nemad ise igapäevaselt saavad teha, et oma nahahaigust aidata, et hoida seda kontrolli all. Ning esmane asi on see, psoriaas armastab kroonilist põletikku. Nii et kui patsiendil on psoriaas, siis hambad peavad olema korras, sellepärast et see vindu krooniline põletik, olgu see siis hammaste piirkonnas või näiteks mandlite piirkonnas, tegelikult viskab kogu aeg seda õli tulle. Nii et mõnikord on see, et miks tekib küsimus patsiendil, aga miks mulle need ravimeetodid ei aita, siis võib olla hoopiski küsimus selles, et on ikkagi mõned välja ravimata põletikukolded nahas. Hammaste hea hügieen ja hambahooldus ja iga aastane või vajadusel sagedasem hügienisti ja hambaarsti juures käimine on ikkagi psoriaatikutel A ja O oma nahahaiguse kontrollis. Suitsetamine, seda on näidatud ka uuringutes. Suitsetamine ägestab psoriaasi. Nii et suitsetamisest tuleks loobuda, kui siis on perekonnas, ütleme, selline eelsoodumus psoriaasi tekkeks, siis jumala eest ärge kunagi suitsetama hakake.
ja mina arvan ka, et veipimine kuulub täiesti siia alla, sest et praegusel hetkel me veel ei tea veipimise või e-sigarettide pikaaegseid mõjusid. Ülekaal, kui on vähegi võimalik üritada tervislikult, vaikselt, siis oma kaalu pidevalt ikkagi veidikene allapoole saada. Et võib-olla ma siin 3 aastat tagasi selles videos rääkisin ka, et mul on olnud patsiente, kelle jaoks on võib-olla olnud uus info, et kaal mängib väga suurt rolli psoriaasi ägeduses ja ravitulemustes ja tegelikult kui siis 120+ kilo mehed on suutnud tervislikult toidumuutustega ja kerge trenniga enda kaalu allapoole saada, oleme me saanud oluliselt suurema nagu ravi efektiivsuse ja teatud juhtudel, kui nad on ennem olnud süsteemse ravi nagu kandidaadid, siis tegelikult nad saavad oma nahahaigusega väga ilusasti hakkama ainult lokaalse raviga. See ei toimi kõikidel juhtudel, kuid kui patsiendil on ülekaal ja tal on taustal psoriaas, siis kindlasti see on see, mida te saate iseenda jaoks teha. Alkoholi tarbimist kindlasti vähendada ning seda on lihtne öelda, raske teha, vähendada stressi oma elus, et jällegi me näeme seda igapäevaselt nahahaiguste statsionaaris ja ka ambulatoorsel vastuvõtul, et stress ägestab kõiki nahahaigusi ja jällegi teatud juhtudel, kui küsida patsiendi käest, et millal teil psoriaas välja lõi, kas seal oli mingisugune stressirohke aeg juures, siis paljud patsiendid tegelikult toovad välja, et jah, neil oli elus väga raske aeg, üleelamine ja sellest ütleme see asi nagu alguse sai. Nüüd nahahooldus on hästi oluline, sellest ma räägin kohe, et mida siis psoriaatikud oma nahahoolduseks saavad teha, sellepärast et üks ägestav faktor võib olla kuiv ja hooldamata nahk. Kuiv, hooldamata, vähese elastsusega nahk on oluliselt nahatraumale vastuvõtlikum ja see soodustab juba psoriaatiliste lööbelementide teket. Ja psoriaas armastab traumat. Ehk siis oma nahka peab hoidma. Kui psoriaatiline naast on kaetud siukse paksu ketuga, ma saan inimlikult aru, et tahab see küüs sinna taha minna, et seda kettu hakata eemaldama, aga seda ei tohi. Sellepärast, et psoriaatiline nahk on väga õrn nahk. Seda nimetatakse dermatoloogias Kööbneri fenomeniks, kus siis traumeeritud piirkonnale tekib lööbelement ja see tegelikult on ka üks põhjus, miks ta armastab küünarnukke, armastab põlvesid, sellepärast, et kui tavainimesele küünarnuki peal istumine ei ole trauma, siis psoriaatilisele nahale see võib juba olla piisav trauma, nii et oma nahka peab hoidma, kui on ketendus, siis te pöördute dermatoloogi poole, kes kirjutab teile välja vastavad salvid, mis siis eemaldavad selle ketu ise vaikselt ära, mehaaniliselt koorjatega või küünega kettu eemaldada ei tohi. See ägestab teie psoriaasi, te jääte sellisesse nõiaringi. Ning teatud ravimid, et väga sagedasti on psoriaatikutel kaasuvaid haigusi. See ei ole nahahaigus, see on süsteemne haigus. Ehk siis paljudel juhtudel on neil diabeet, neil on kõrgvererõhutõbi või põletikulised liigeshaigused. Et siis on teatud ravimid, mida võiks üritada vältida. Üks näiteks vererõhuravimite grupp on beeta-blokaatorid. Õnneks on vererõhuravimite arsenal samuti suur ning kui need beeta-blokaatorid ei sobi, siis üldiselt patsientidele me leiame sealt veel midagi juurde. Nüüd, mida siis teha igapäevaselt oma nahale, et see psoriaas läheks paremaks. Nagu ma ütlesin, üks ägestavaid faktoreid on kuiv, hooldamata nahk. Nii et vastus on olemas tegelikult jällegi, nagu me eelmises videos rääkisime, atoopilise dermatiidi ravis on üliolulisel kohal õiged nahapuhastusvahendid, pidev niisutav kreem. Sama kehtib ka psoriaasi osas. Õiged nahapuhastusvahendid, nahka ei tohi
hõõruda kuivaks, vaid kui tuled duši alt, saunast, vannist, tupsutad naha kuivaks ja kannad siis kohe kreemi, et lukustada see niiskus sinna nahka. Õiged nahapuhastusvahendid, hea niisutav kreem, mis sobib siis nahale. Kui on selline õrnem kett, mida saab kasutada, on näiteks uurijad sisaldavad kreemid, mis on kerged sellise kooriva toimega. Kui on ikkagi juba oluline ketendus seal nahal, siis me kirjutame välja sellised salitsüülhappeõlid näiteks pähe või salitsüülhappe salvi naastudele, et see kett eemaldada ja siis juba selline suunatud ravi retseptiravimitega jõuaks paremini sinna psoriaatilisse naastu. Sellepärast, et see ravimata ketendus on nagu kilp, sealt ei lähe ravimid läbi. Nii et ennem peab eemaldama ketenduse alati kreemidega, mitte mehaaniliselt ja siis me saame juba kirjutada välja retseptiravimid. Retseptiravimitest me kasutame kõige sagedamini lokaalseid glükokortikosteroide. Nad on väga hästi toimivad, efektiivsed, suhteliselt väheste kõrvaltoimetega, kui neid õigesti kasutada. Ja kasutame ka teatud piirkondades kaltsineuriini inhibiitoreid, eriti näopiirkonnas, voltides. Ja kui siis lokaalne nahahooldus ei aita, retseptiravimid jäävad veidikene nõrgaks, siis kui patsientidel on sellist tüüpi psoriaas, mis üldiselt suvel läheb päikesega paremaks, siis me sellise talvise raskema aja teeme näiteks Põhja-Eesti Regionaalhaiglas teeme valgusravi. Iga kord, kui ma räägin valgusravist, ma pean juurde ütlema, valgusravi ei võrdu solaarium. Me kasutame ainult ühte väga spetsiifilist lainepikkust, see on 311 nanomeetrit, mis on UVB-ravi. Solaariumis 95% kasutatavast valgusest on UVA kiirgus, et saada kiire pigmentatsioon. Nii et tegelikult see 311 nanomeetrit, mis on psoriaatilistele naastudele see nagu sweet spot, kõige parem lainepikkus, seda seal väga olulisel määral ei ole. Valgusravi on ka ohutu, efektiivne enamikel juhtudel. Muidugi patsiendid, kellel hoopiski vastupidiselt naha olukord halveneb päikesega, nendel on valgusravi vastunäidustatud. Kui valgusravi samuti ei anna oodatud tulemust, siis meil on olnud pikka aega turul erinevad siis süsteemsed ravimeetodid ja järgmine samm on juba tablettravi, kus siis me võtame maha teatud osa immuunsusest, et see psoriaas kontrolli alla saada. Nad on hästi uuritud, pikka aega turul olnud ravimid, nii et me teame väga hästi nende kõrvaltoimete profiili ja patsiendid, kes meil lähevad süsteemse ravi peale, klassikaliselt on neid preparaate siis 3, mida me kasutame vastavalt selle, et missugused on kaasuvad haigused ja missugune on psoriaasi tüüp. Ja selle järgi me siis valime selle tablettravi. Kui nüüd see jääb ka nõrgaks või siis on vastunäidustused, et patsientid ei saa võtta neid tablettravisid, siis me lähme juba üle bioloogilisele ravile. Ja bioloogiline ravi on tegelikult täiesti elumuutev ravi, et see, mida me suudame oma patsientidele pakkuda tänasel päeval, on lihtsalt fenomenaalne. Et on patsiente, kes on meil reaalselt pealaest jalatallani lööbes ja tegelikult nende bioloogiliste ravimitega me saame nad puhtaks. Mul on olnud patsiente, kellel on reaalselt niimoodi, et küünekahjustus on nii suur, et neil praktiliselt küüsi ei ole või siis need on lihtsalt sellised paksud, kollased, patsiendid häbenevad oma küüsi, peidavad neid ja mul on olnud ka patsiente, kellel hoopiski tekkis selline küünekadu ja selle bioloogilise ravifoonil tegelikult see küünekasv taastus ja nad elavad oma elu nagu inimesed, kellel psoriaasi ei ole, nende nahad on puhtad. Jah, nad peavad saama seda ravi olenevalt preparaadist siis teatud aja tagant, aga nende elukvaliteet on täiesti öö ja päev.
ja mis siis bioloogiline ravi on? Et kui hästi lihtsalt seletada, siis tänapäeval on tehtud meeletult uuringuid, on ju, et miks meil psoriaas tekib. Ja nende uuringutega on leitud, et psoriaasi all kannatavatel patsientidel on võrreldes tavapopulatsiooniga teatud virgatsained ehk tsütokiinid üles reguleeritud. Klassikaliselt on need siis TNF-alfad, interleukiin 17, interleukiin 23, on sellised nagu ütleme, kuhu enamik psoriaasi ravimeid on suunatud ja mida nad teevad, on siis see, et nad hästi spetsiifiliselt ka selle virgatsaine vastu või siis retseptorite vastu siis blokeerivad ära. Ehk siis nad viivad need põletikulised tsütokiinid samale tasemele, mis siis tavapopulatsioonis. Miks on oluline, on see, et võrreldes vanade, ütleme, immuunsupressantidega, kus me võtsime nagu väga suure osa immuunsusest alla, me tegelikult kasutame väga sihitult seda ravi, teadlikult seda ravi ja see tekitab selle olukorra, et tegelikult patsientidel ei teki siis jah, nii palju kõrvaltoimeid ja ütleme, see ravi on väga hästi talutav, et minu kogemus bioloogilise raviga on ikkagi väga hea. Bioloogiline ravi on infusiooni või süsti teel tehtav siis ravi, aga tõesti need pennid, mida kasutatakse, need on nagu reaalselt praktiliselt olematu nõelaga ning isegi need patsiendid, kes on väga nõelakartlikud, tegelikult saavad selle raviga täiesti vabalt nagu ise hakkama. Mis on veel suurepärane, on see, et kui esimesed ravid tulid, bioloogilised ravimid, siis neid pidi tegema suhteliselt sagedasti, siis tegelikult uuemad molekulid, mis on nagu veel spetsiifilisemad, veel paremad ja tõesti ainult üritavad kontrolli all hoida seda psoriaasi põletikku, siis tsütokiine või virgatsaineid. Et uuemad ravimid on need, et patsient peab süstima ennast ainult 12 nädala tagant, mis tähendab seda, et nad peavad tegema ainult 4 süsti aastas ja on juhuseid, kus tegelikult selle 12 nädala vahel, süstide vahel tegelikult see psoriaas ei ägene. Muidugi patsiendid käivad meil pidevalt vastuvõtul, me vaatame neil pidevalt, jälgime analüüse, et kõik on korras, kõik on kontrolli all, nii et nad tunnevad, et nad on hoitud ja nad ei pea muretsema selle pärast. Ühesõnaga, ma loodan, et tänane video andis teile midagi. Tänase video mõte oli jällegi rõhutada seda, et kui teil on psoriaas, mis ei allu ravile, siis tegelikult peab pöörduma dermatoloogi juurde, sellepärast et tänasel päeval on meil nii palju erinevaid ravimeetodeid, mis on kontrollitud ning kus me patsiente pidevalt jälgime ja me suudame oma patsientide elusid positiivses mõttes nagu väga oluliselt muuta. Et psoriaasi ravi tänapäeval ei ole ainult valgusravi, ei ole ainult lokaalne nahahooldus, vaid meil on nii palju samme, mida me saame tänu Eesti suurepärasele meditsiinisüsteemile oma patsientidele pakkuda, sest tõesti dermatoloogias ma pean ütlema, et meie ravimite kättesaadavus selles osas, kui me räägime näiteks kas või bioloogilisest ravist, on ikkagi väga hea, et Tervisekassa kompenseerib ikkagi enamikele psoriaasi patsientidele, kui on täidetud siis ravitingimused mõõduka ja raske psoriaasi haigetel ravi 100%. Nii et kui teil on psoriaas, mis ei allu ravile, siis kindlasti peab pöörduma arsti juurde, sellepärast et meil on tänapäeval nii palju häid meetodeid oma inimeste aitamiseks. Ma tänan teid teie aja eest, ärge unustage siis subscribe ida mu kanalile ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!